Head lapsevanemad, soovin teile ilusat ja toredat isadepäeva. Viimastel aastatel pööratakse järjest rohkem tähelepanu vanemluse ja isaduse rollile ja tähtsusele. Isade roll ja tähtsus on saanud viimastel aastatel meie kõigi jaoks järjest olulisemaks, kui see on olnud viimasel ajal. Ja mul on siiralt hea meel, et isadel endil on tekkinud soov ja huvi olla rohkem kaasatud oma laste igapäevaste toimetuste juurde ja võtta kogu sellest kasvamise protsessist osa. Mitte olla passiivne, vaid aktiivne. Keegi ei imesta enam selle üle, kui haige lapsega jääb koju hoopis isa ema asemel. Kui isa viib oma last huviringi või veelgi huvitavam ja veelgi olulisem, kui ta võtab lapse hoolduspuhkust. Mina emana tahan tänada kogu südamest kõiki neid isasid, kes hoolikalt igapäevaselt toetavad oma last. Ning vaatamata sellele, et mõnikord võib see olla päris suur väljakutse ning selleks tuleb leida aega. See pole kindlasti lihtne, aga te olete suured ja tugevad kangelased, keda meie lapsed armastavad, imetlevad ning kõige kallimaks peavad. Kesklinna valitsuse poolt kingime me teile isadepäeva puhul väikese mullishow ja õhupallide meisterdamise töötoa. Ma soovin teile toredat kooskasvamist, uute oskuste õppimist ning lapsemeelset koos olemise rõõmu. Ilusat isadepäeva! Tere, mina olen mullimeister ja kohe-kohe alustame meie mulli etendusega. Näitan teile erinevaid mulle, väikseid, keskmisi, suuri ja hiigelsuuri ja mullidega saab isegi trikke teha. Täna näete neid ka.
ja nüüd hakkame meisterdama teiega õhupalle. Meil läheb värvilisi modelleerimise õhupalle, õhupallipumpa ja markerit õhupallide kaunistamiseks. Täna meisterdame teiega õhupallist lille, koera, millest saab ka teha kaelkirjakut, dinosaurust ja jänest. Samuti teeme papagoid ja kindlasti ühe piraadi mõõga. Nii, alguses teeme siis ühe lillekese, mille jaoks meil läheb vaja 2 õhupalli. Ühest tuleb lillevars, mis on siis tavaliselt roheline ja teine õhupall võib olla teie lemmikut värvi. Enne õhupalli täispumpamist tuleb õhupalli hästi pikaks venitada, et seda oleks lihtsam pumbata. Nii, paneme selle pumba otsa ja pumbates tuleb kindlasti õhupalli kinni hoida, muidu lendab see lihtsalt siit otsast ära. Nii, ja pumpame õhupalli täis päris lõpuni, niimoodi, et jääks natukene ruumi õhuks siin ja teeme sõlme. Sõlme võib teha 1 näpu peal, 2 näpu peal, kuidas mugavam on. Nii, ja nüüd teeme lille lehekesed. Neid hakkame tegema siit tühjast otsast, kindlasti mitte siit, kus on sõlm, vaid teisest otsast. Nii, tuleb suruda õhupalli pooleks ja veel kord moodustades sellise siksakilise õhupalli. Nii, ja nüüd võtame siit keskelt kokku, surume kõik need õhupallid niimoodi kokku ja hakkame keerama. Nii, keerame need niimoodi kokku, teeme 1, 2, 3 ja tulebki selline lillevars valmis, mis on samuti mõõga moodi ka. Nüüd teeme lille õiekesed, näiteks kollased. Alguses kindlasti venitame õhupalli, paneme pumba otsa ja pumpame täis. Seekord on vaja natukene rohkem õhku siia lõppu jätta, et me saaksime selle õhupalli niimoodi ümmarguseks kokku siduda. Seome kokku sellise ringi. Nii, selline ümmargune õhupall tuleb välja. Nüüd võtame siit keskelt ülevalt kinni ja teeme sellise lipsu. Paneme need õhupallid niimoodi kokku, samuti surume ja hakkame keerama. Siit tuleb selline lips, mille me jälle teeme pooleks ja uuesti paneme need otsad niimoodi kokku ja tuleb selline liblika moodi lilleke. Nii, siit tuleb uuesti õhupallid kokku suruda ja keerame umbes 3 korda, mitte rohkem. Lillevars ja lilleõies on valmis ja nüüd on vaja need lilleõiekesed siia varre külge saada. Selleks tuleb teha selline väike ümmargune lilleots ja suruda see siia lilleõite vahele. Nii, ja lilleke on valmis. Järgmisena hakkame meisterdama koera, millest saab samuti teha kaelkirjakut, dinosaurust ja jänest. Muudates seda võid veidi tehes pikemad kõrvad või pikem kael. Koer tuleb meil näiteks täna hele sinist värvi. Võite valida oma lemmikuid värve. Nii, alguses kindlasti venitame õhupalli pikaks ja pumpame täis, jättes natukene ruumi õhupalli lõpus. Nii, samuti võib niimoodi katsuda õhupalli, et oleks pehme, et me saaks seda keerata. Nii, ja lõpus peab jääma väike ots ka õhu jaoks. Teeme sõlme. Nii, ja seekord hakkame kindlasti meisterdama siit otsast, kus me just tegime sõlme. See on väga tähtis. Nii, alguses meil tulevad kõrvad. See on koera nina. Keeratame õhupalli ja paneme siit poolt pooleks. Nii, ja võtame jälle keskelt kokku ja uuesti keerutame. Nii lihtne see ongi ja koera pea ongi juba valmis. Siin on tema kõrvad, pea ja nina. Samamoodi tulevad esikäpad ja tagakäpad. Alguses tuleb õhupalli keerata, paneme kokku ja keskelt keerame uuesti. Need on koera esikäpad, samamoodi teeme ka tagakäpad ka. Jättes natuke ruumi, et meil tuleks lõpus saba ka. Ja niiviisi ongi meie koer valmis. Talle saab joonistada ka silmad markeriga, vurrud ja naeru näo võib ka peale joonistada.
Ja selline armas koer ongi valmis. Tehes keha natuke pikemaks võib see olla ka taksikoer. Proovime nüüd teha ühe kaelkirjaku. See käib täpselt samamoodi nagu koer, aga lihtsalt teeme talle hästi pika kaela. See võib samuti olla ka dinosaurus. Nii, venitasime õhupalli ära, pumpame ta täis. Ja seekord tuleb jätta natuke rohkem ruumi õhu jaoks. Teeme sõlme. Ja seekord peaosa tuleb hästi-hästi väike. Kõrvade asemel siia joonistame peale silmad. Ja jääb selline pisike pea. Nii, edasi tuleb kael, jätame rohkem ruumi ja teeme pisikesed jalad siia umbes keskele. Nii, ja tagumised jalad. Ja kaelkirjak ongi valmis. See võib olla samuti ka dinosaurus, oleneb millise näo te talle joonistate. Jänes käib täpselt samamoodi, ainult pikkade kõrvadega. Proovime ühe jänese ka teha. Näiteks valget värvi. Venitame õhupalli pikaks. Pumpame täis. Nii, vaatame, et õhupallis oleks kindlasti veel natuke ruumi alles. Sidumist tuleb kindlasti palju harjutada. See on kõige raskem õhupalli meisterdamise osa. Nii, nüüd siis tulevad õhupalli jänese kõrvad. Siis jätame rohkem ruumi. Selline näosa võib ka päris pisike olla. Ja teeme talle pikad jalad, lühikese keha ja lühikese saba. Et oleks rohkem jänese moodi. Nii, ja selline ongi meie jänes. Joonistame talle silmad, nina, kõrvad, hambad. Võib joonistada kõiki, mis meil. Niimoodi juhtub ka vahepeal. Õhupallid võivad pauku teha, aga pole midagi. Loodan, et te pauku ei karda. Nii, vahepeal tegime ruttu uue jänku valmis. Joonistame talle nüüd silmad, vurrud. Ja võime hambad näiteks ka joonistada. Ja kõrvad. Nii, ja meie jänes ongi valmis. Niimoodi väga lihtsasti saab ühest õhupallist teha koera, kaelkirjakut, dinosaurust ja jänest. Nii, järgmisena teeme papagoid. Papagoi tuleb meil täna näiteks roosat värvi. Venitame õhupalli pikaks ja pumpame õhupalli täis. Nii, jätame natukene ruumi õhupalli, et ta jääks pehmena ja seome sõlme. Alustame meisterdamist kindlasti sealt otsast, kus tegime sõlme. Ja teeme siia sellise pisikese palli. Keerutame seda. Nii tuleb selline väike pallike, mille paneme siia selle suurema osa vastu ja hakkame uuesti keerutama. Ja fikseerime selle sõlme siia kahe roosa pallikese vahele. Nii, ja siit tulebki papagoi pea ja tema nokk. Teeme õhupalli pooleks, jätame siia natuke ruumi ja hakkame uuesti keerama. Siit tuleb saba ja keha, paneme ta alla, et meil tuleks selline 3 õhupallist keha. Surume ta siit jälle kokku, niiviisi, et meil jääks üles keha, alla väike saba ja selline ümmargune ring. Ja hakkame uuesti keerama. Ärge kartke, õhupallid lihtsasti katki ei lähe, neid võib venitada ja suruda päris kõvasti. Nii, ja selline ongi papagoi. Teeme talle silmad. Nii, ja papagoi võib näiteks istuda siin ringi sees, nagu selline kodupapagoi.
või siis ta võib olla siin ringi peal ja teda võib kanda nagu krooni. Nii, ja samuti on meil jäänud veel üks õhupallimõõk. Kõikidele superkangelastele, isadele, lastele väga meeldivad mõõgad ja teeme täna ühe mereröövli mõõga. Musta värvi. Venitame õhupalli. Pumpame täis. Seekord võib õhupalli peaaegu kõige lõpuni täis pumbata, aga et see jääks ikka veidi pehmena, me saaks seda keerutada. Teeme sõlme peale ja see on üks kõige lihtsamatest õhupallidest. Nii, võtame siit sõlme poolt õhupalli kätte, teeme ta pooleks ja jätame siia ühe sellise pika õhupalli ja siia väikese ümmarguse õhupalli. Surume ta kokku, keerutame umbes 3-4 korda. Meie mõõk on peaaegu valmis, aga kui te tahate teha eriti ilusa mõõga, siis võib siia juurde lisada sellised ilusad pallid. Nii, hakkame õhupalli keerama. Tuleb selline pall. Õhupalli tuleb kindlasti pinges hoida, muidu pall läheb kohe lahti meil niimoodi. Ja, hops. Nii, teeme ühe palli. Ja võib neid teha umbes 4-5 tükki. Nii, hoiame kindlasti õhupalli kinni. Nii, ja meil tulevad sellised õhupalliviinerid. Nii, ja nüüd pistame selle pika õhupalli sellisest õhupalli ringist sisse ja tõmbame ta siit täiesti välja. Nii, ja meie piraadimõõk ongi valmis. Täna õppisime teiega, kuidas teha õhupallist jänest, kaalkirjakut, võlguse dinosaurus, koera, ilusat lillekest, mis sobib iga tähtpäeva jaoks, piraadimõõga ja papagoi. Ja nüüd tuleb veel üks lisaõhupall. Teeme ilusa võlukepi südamega. Nii, selle jaoks läheb vaja ühte pikka õhupalli ja ühtest väikest. Kas siis ümmarguse või siis meil on sellised südamekujulised õhupallid. Võtame ühe südame ja pumpame ta täis. Selline tuleb see süda. Teeme sõlme peale. Ja läheb vaja ühte pikka õhupalli, näiteks kollase võtame. Nii, venitage õhupalli hästi julgelt, nii pikaks kui saate. Nii, ja seekord tuleb jätta palju ruumi. Umbes niimoodi 3-4 sentimeetrit. Teeme sõlme peale ja nüüd seome need 2 õhupalli kokku. Siit otsast, kus me just sõlme tegime. Nii, ja nüüd hakkame tegema siia ilusaid lilleõiekesi. Niiviisi, võtame siit kokku ja hakkame keerama. Nii, üks lilleõieke on valmis, võib teha veel mitu tükki. Kas siis jätta 2 tükki või näiteks teeme 3 täna. Tõstame selle südame siia keskele. Ja kena võlukepike südamega ongi valmis. Loodan, et teile meeldis mullietendus ja töötuba. Soovin teile head isadepäeva mullimeistrite poolt ja nägemist!